Nii hea on hommikul ärgata ja helesinist taevast märgata ja linnulaulu kuulata ja rõõmsal meelel hõisata, tunda rahu südames, hoida teda hinge sees, kanda oma emakeelt, mis kaunim olla saakski veel. Eesti, oled kaunis. Pidupäeva eel, palju kauneid päevi meid ootamas on ees. Selgem on siis taevas ja rahulikum meel. Eesti, kallis Eesti, jääd kauaks kestma veel. Svetlana Liivamägi. Oled sa siin?
Tapa vald tänab sind. Kersti Uustalu. Tapa vallavalitsus tänab teid pühendumise aastate pikkuse panuse eest Tapa valla sotsiaalvaldkonnas. Häli Etti. Aga vaatame nüüd, kas pildile saab ka Kristjan Nurmsalu. Tapa valla kultuurias, spordivaldkonnas. Tapa vallavalitsus tänab teid pühendumise ja aastate pikkuse aktiivse panuse eest Tapa valla kunsti- ja muusikavaldkonnas. Ilmar Kald. Tapa vallavalitsus tänab teid pühendumise ja aktiivse panuse eest Tapa valla kultuurivaldkonnas. Heili Pihlak. Tapa vallavalitsus tänab teid pühendumise ja aastate pikkuse panuse eest Tapa valla kultuurivaldkonnas. Arnu Leevina. Ja jälle pühendumise aastate pikkuse panuse eest Tapa valla kultuurivaldkonnas Luule Nurga. Tapa vald tänab ja kultuurivaldkonnas oluline inimene Tiina Sakk. Tapa vallavalitsus tänab teid pühendumise ja aastate pikkuse panuse eest Tapa valla sotsiaalvaldkonnas. Jannika Soosaar. Tapa linnaorkester ja loomulikult imelise häälega Siret Tuula. Ja järgmine lugu on Võõrad meist ei saa ja autor on Uno Naissoo, Heldur Karmo, seade Tõnis Kõrvits.
Linna orkester Siret Kulla. Annan teile natukene vihjeid ka siin, et võib-olla te juba mõne lausega juba arvate ära. Teeme sellist väikest mälumängu ka. Kui ma ütlen sellise iseloomustuse, ta jagab puhk- ja löökpilliõpetust mitmes Eesti muusikakoolis. Lisaks juhendab ta mitut noorteorkestrit, korraldab muusikapäevi, osaleb aktiivselt suvekoolides nii õpetaja kui ka korraldajana. Iganädalaselt dirigeerib ja juhib 5 erinevat noorteorkestrit. Aastal 2020 loodi tema initsiatiivil Tapa muusika- ja kunstikooli sümfoniettorkester. Ta on suurepärane inimene, kellel jagub häid sõnu igale kolleegile ja õpilasele. Teeb oma tööd pühendunult ja näeb muusikaõpetuses oma erialast olulisemalt suuremat pilti. Mart Aus. Oluline inimene. 5 aastat tagasi tuli ta Tapa muusikakooli ja praktikale ja otsustaski koolipere rõõmuks siia tööle jäädagi. Kui plaanitakse õpetajatega teha mõneks kontserdiks muusikaline etteaste, siis on ta alati kambas või kui on vaja kooli esindada mõne muusikalise numbriga, siis on ta pea alati selleks oma õpilastega valmis. Ta oli noorte laulu- ja tantsupeo raames toimunud rahvamuusikapeo Näppepilli liigijuht, kus osales ka tema juhendatav muusika- ja kunstikooli Näppepilli ansambel Näppepildurid. See on tegelikult teatrikoolis võiks see lause isegi olla. Ja noh, kes see siis on? Teda, juba vaikselt siit Tanel, meie Tanel, 5 aastatki juba meie. Aga head inimesed saavad sellise tiitli ka võib-olla veel kiiremini. Tanelit siin ei ole siin saalis, aga Tanel Sakrits saab videotervitus ja lööme käsi kokku. Tere ning aitäh, armas Tapa valla rahvas, kallid kolleegid, sõbrad, lapsevanemad, head õpilased, kõik, kes te olete meid toredasti ja lahkesti suurte südametega Tapa valda vastu võtnud. Ma olen siin juba 5 aastat töötanud Tapa muusika- ja kunstikoolis ning tõsiselt hea meel on see tunnustus tänulikult vastu võtta. Aitäh! Aga nüüd liigume väga olulise valdkonna juurde, sotsiaal- ja tervishoiu valdkond. Vähesed mõistavad, et tegelikult me saame palju rohkem, kui anname ja et vaid tänulikkusega muutub elu rikkamaks. Endise Tammsalu valla piirkonna sotsiaaltöötaja on üks neist inimestest, kes teeb oma tööd suure südamega. Tema hoolealused rõõmustavad, kui ta nende juurde tuleb, sest oma siire ja südamliku suhtumisega. Hoolealustesse on ta väldinud nende austuse ja usalduse. Hoolivad teod, märkav ning abivalmidus valgustavad tema ja ta lähedal olevate eakate argipäevi. Inga Klaavina. Virumaa tugiteenused juhatuse liige. Teda võiks kirjeldada kui kartmatut emalõvi,
kes ei löö risti ette kellegi ega millegi ees. Inimene, kes püüdab eesmärkide poole, isegi vahendeid valimata. Ja saavutab seejuures edu. Võiks öelda, et ta on MTÜ Virumaa tugiteenused uute tegevuste planeerija. Kõigi tegevuste aju, süda ja hing. Teda hinnatakse ja armastatakse. Teda kirutakse ja vihatakse. Kuid just tema on meie vallas teinud suuri tegusid. Sotsiaalvaldkonnas loonud kogukonna neile, kes iseenda ja oma õiguste eest seista ei oska või ei saa ning pakkunud tuge ja hoolivist erivajadustega inimestele ning nende peredele. Aitäh sulle, Ene Augasmägi! Aasta tegu 2023 ja läheme kultuuri- ja spordivaldkonda. Siin on nüüd tegemist meeskonnaga ja natukene mõtleme siis, kes need võivad siis olla. Meeskond saavutas 2023. aasta Eesti meistrivõistlustel käsipalli meistriliigas 3. koha ja järelkasvu meeskond Eesti meistrivõistlustel käsipalli esiliigas lausa 2. koha. Otsustavad mängud toimusid 2023. aasta mais. Miks see on oluline? Sest sport õpetab ausalt võitlema. Sport õpetab väärikalt kaotama. Niisiis õpetab sport kõike. Õpetab elu. Saavutused tulevad siis, kui asja tehakse hinge ja armastusega. Järelkasvu on siis, kui on eeskujusid. Spordiklubi Tapa Energy esindusmeeskond ja järelkasvu meeskond käsipallis. Ja pilt. See selts toimetab Tammsalu mail juba 25. aastat ning eesvedajad ei näita väsimise märke. Huvitav, kas neid otsitakse? Aga igal juhul oleme märganud, et kindlasti seda ei ole. Nad on aktiivsed ürituste korraldajad ning Tammsalus piirkonna ajaloo jäädvustajad seltsi eestvedamisel on trükivalgust näinud raamat Tammsalu kandi ajaloost ning on juhendatud õpilaste koduloo alaseid uurimistöid. Aastal 2023 korraldas MTÜ üle-eestilise ajalookonverentsi Lubjalinn Tammsalu 125. Konverents andis ülevaate 125 aastat tagasi tööstusliku lubjatööstuse algusel tõstis esile paekivi kui ressursi, mis ühendab majanduslikku kasu, kultuurilist rikkust ja geoloogilist tähtsust, olles oluline osa riigi identiteedist ja kultuuripärandist. Tammsalu muuseumis sõprade selts MTÜ. Rõõmurull on päris raske, nii et siin peab seda tugevust olema, et seda hoida. Jah. Kultuuri- ja spordivaldkonnas veel.
2023. aastal toimus Tapa linnapäevade raames vanaautode vintage paraad, milles osales üle 70, mitte üle ühe, isegi üle 70 unikaalse auto ja mootorratta. Sündmus oli uudne ja värvikas ning ülimalt rahvarohke. Lisaks vaatemängulisusele oli sündmusel ka informatiivne ja hariv aspekt just nooremale publikule, kes suurima huviga näitust uudistamas käis. Vintage paraad pakkus lisaväärtust Tapa linnapäevadele ning tänu sellele leidis Tapa linn rohkelt positiivset meediakajastust ja käsitlust. Professionaalne korraldus ja entusiasm eestvedajate poolt on loonud aluse uue traditsiooni sünnile Tapa linnas, millel on positiivne mõju meie kultuurile ja majandusele. Aitäh teile, Jevgenia Veihermann ja Stanislav Rebenjuk. Nimelt ettevõtluse valdkonnas anname selle aasta teo 2023 Jäneda mõis OÜ jõudis 2023. aasta oktoobris sellise võimsa asjaga lõpule, nimelt Jäneda ajaloolise aidahoone renoveerimisega. Tööde käigus on taastatud 160-aastase hoone väärikas väljanägemine ja antud sellele täiesti uus sisu hotelli näol. Hoones on püütud säilitada kõike väärtuslikku ning koostöös Muinsuskaitseametiga on saavutatud ajastu lähedane ja soliidne tulemus. Jäneda mõisapargi veerel ja lossi vahetus läheduses paikneb Aida hotell. See annab Jäneda külastajatele rohkem võimalusi koha peal aega veeta ning lisab silmailu küla keskel säilinud mõisaansamblile. Aitäh, Jäneda mõis OÜ! Üle anda selle aastane Tapa valla teenete märk. Tammsalu vabatahtliku pääste kauaaegsel tublil eestvedajal autojuht Tuletervel täitub peagi 25 tööaastat. Lisaks täitub tal peagi ka 70 eluaastat. Aga peale hakkamiste teotahet jätkub suurte kogemuste pagasiga ja pika tööstaažiga spetsialistid küllaga. Sellised mehed on eeskujuks kõigile ning loovad lugupidamist päästja ameti vastu. Kindlasti juba paljud mõtlesid juba välja selle inimese Aare Vaate ise juba. Aare Allik, ole hea! Tapa vald tänab ja annab üle Tapa valla teenete märgi. Ta on pikaaegne Porkunipae muuseumi juhataja, atesteeritud giid, kodukoha ajaloo lugude ja legendide koguja, koostanud harivaid muuseumi programme paegi olemuse ja tekkeloo tutvustamiseks just noortele, on andnud välja mitmeid trükiseid Andivere piirkonna Põhjaveest ja Paekivist,
Tehtud töö on ka edaspidi hariva eesmärgiga noortele ja neile, kes tunnevad huvi looduse muistendite ning koha identiteedi vastu. Aitäh sulle! Tubli! Enna Pikk! Keskel ja muidugi Juuse lauluajaga Siret Ruula.